Lugupeetud volikogu, seljas saanud 3, alustame tööd. Sul on sealt ettepanek. Täna on siis teatanud on Raivo, et ta ei osale. Nii et rohkem teatajaid ei ole, nii et järelikult peaks osalejaid juurde tulema. Loodame, et kõik leiavad meid ülesse. Nii. Päevakord on välja saadetud ja ekraanil, kas päevakorra osas on tähelepanekud? Palun, Austi. Aitäh! Mitmed volikogu liikmed saatsid palve lisada päevakorda eelmisel istungil vastu võetud otsuse tühistamine, milleks osutus, et tegelikult ei olnud nõutavat koosseisu eramust, tegelikult on tegemist sisuliselt õiguslise otsusega ja mul oleks see palve, et me lisaksime selle tühistamise siiski päevakorda ja kinnitaksime ka ametlikult, et see eelmise koosseisu tehtud otsus ei ole kehtiv, et siis me saame uuesti selle protsessiga nagu ausalt edasi. Kuna see nagunii on vastuolus seadusega, et lihtsalt, et kõigil oleks selge, et keegi ei läheks kohtusse, et me tunnistame, et jah, oli, et hääletame selle tänasest ära. Kahjuks me vastavalt seadusandlusele volikogu päevakorda lisada juurde ei saa. Küll saab sealt punkte ära võtta põhjendatud otsustele, aga lisada ei saa. Ja ma saatsin ka kõigile 8 volikogu liikmele, kes selle ettepaneku tegid, eile ka vastuskirja põhjendustega, miks seda täna päevakorras ei ole. Ja on räägitud ka arenduskeskuse juhatuse liikmega selles osas, et see eelmine otsus ei ole õiguslik ja ka temaga arutades, kas me teeme selle otsuse selle kuu volikogus või järgmise kuu volikogus, siis see sisuliselt ei muuda asja. Arenduskeskus on garantiikirja välja andnud ja kuna ka Rõugen on menetlus pooleli, siis seetõttu seda ka seetõttu ei olnud. Palun. Miks me selle otsuse teha ka näiteks informatsioonipunkti alla, me jääb see punktina lisaks panema. Et lihtsalt, et kuna see sisuliselt see on tehniline, aga siis meil on endal kindlam tunne, kui mingid probleemid on, et keegi ei astuks valla vastu samme. Et lihtsalt, et paneme selle, ärme lisame seda päevakorda punktiks, aga hääletame selle infopunkti alla, et infopunkti alla seda saab teha. Et võtame lihtsalt vastu seisukoha, et kinnitame, et see otsus on, et tegemist ei ole vallavolikogu otsusega, kuivõrd seal ei olnud enamust tegemist ei arutada, me lihtsalt fikseeriksime selle õiguslikult ära, meil endal on inimesi parem. Kusjuures informatsiooni all oli seda plaanis. Aga teeme selle, vormistama selle kirjalikult ära, et meil on mingisugune vormistus, mis on nagu õiguslik, et siis on siiralt meil kõigil on. Nii, aga kas päevakorra osas on veel tähelepanekud? Ei ole, siis panen päevakorra hääletusele, kes on tänase päevakorra poolt, palun käekame teisele. 14 poolt, ega vastu ja erapooletuid ei ole. Ja läheme esimese päevakorrapunkti juurde. Selleks on aktsiaselts Võru Vesi aktsionäride lepingu projekti heakskiitmine ja ettekandja Juri Kottmans, aktsiaselts Võru Vesi juhatuse liige. Palun. Tere austatud volikogu liikmed ja austatud siinviibijad. Aktsiaselts Võru veeaktsionäride lepingu projekt, mida on saadetud teile tutvumiseks, on aktsionäride lepingu projekt, mis on järg olemasolevale ja praegu kehtivale 2004 aasta sõlmitud aktsionäride lepingu. Aktsionäride leping, mis on sõlmitud aastal 2004, oli sõlmitud Võru linna, Antsla valla ja ka siis aktsiaselts Võru Vee vahel. Tänaseks kehtiv aktsionäride leping on oma ülesanded paljuski täitnud, sest et selle lepingu peamine sisu oli keskendumas ühtekuuluvusfondi esimesele projektile, mis on tänaseks ellu viidud ja ka ilusasti kasutusele võetud. Lisaks sellele on hetkeks juba lisaks Antsla vallale
ja ka Võru linnale aktsionärideks uued aktsionärid. Ja sellest lähtuvalt Võru vald ja ka Kanepi vald. Ja sellest lähtuvalt on praegusel momendil teil siin eelnõu, mis näeks ette, et aktsionärid lepiksid kokku põhipunktides, kuidas siis toimiks aktsiaseltsi tegevus, kuidas toimiks siin projektide elluviimine ning kuidas toimuks ka edaspidi aktsiate emiteerimine, kui üks või teine osapool soovib ellu viia projekte enda territooriumilt lähtuvalt omavalitsuse vee- ja kanalisatsiooni arengukavast. See on lühike kokkuvõte sellest aktsionäride lepingust. Ma pikemalt ei annaks rohkem täiendavaid selgitusi või vastaks küsimustele, kui neid on. Aktsiaselts Võru Vesi aktsionäride lepingu projekti arutati ka eelarvemajanduskomisjonis. Seal lepingut muutvaid nii-öelda arvamusi ettepanekuid ei olnud. Et küll räägiti aktsiaselts Võru Vesi tegevuse sellistest põhimõtetest. Nii, kas volikogu liikmetel on küsimusi? Palun, Andi. Ma saan aru, et lepingut muutvaid ettepanekuid ei olnud, aga siis mingit laadi ettepanekut päevakorrapunkti või plaanides ei olnud. Pigem räägiti nii-öelda aktsiaselts Võru Vesi sellisest üldisest tegevusest. Mis on nagu peamised punktid, mida siis selle välja toodi selle üldise tegevuse osas? No räägiti pigem investeeringute osast, sellest, milline on Võru Vesi tegevus üleüldiselt, nii-öelda maakondlikult, tehti ka ettepanekuid, et ta võiks võib-olla laieneda Põlvamaale, et pigem sellised nii-öelda tegevusvaldkonna osad. Aga need tegevusvaldkonna osad on need, mida me saame hiljem ka arutada, tänased selle otsuse, sisu on ainult see. Ja. Et lepingu projekti osas nagu midagi juurde saada. Ja praeguseks on selle lepingu projekti heaks kiitnud ka Võru vald. Milleni ettepanekuna ja seda muutmisega läheb, aga punkt 2.1 on väga tingi kõnelis. Üldjuhul peaks, et ma mõtlen, et lepingus võiks olla selline kindel kõnelis, üldjuhul peab. Et see silma. Et kui üldjuht on see, et seal on erandid võimalikud, siis ta võiks olla kõnelis 2.1. Ma ütlen teile niimoodi, et praegusel momendil see olukord on meil Võrumaal selline, et Rõuge vald, kus me opereerime, ei ole aktsionär ja sellepärast on see ka sellisel moel ka kirjeldatud. Ehk jah, me eelkõige oleme kohustatud ja soovime toimetada nendes piirkondades, kus me oleme aktsionärid, kuid Rõuge valla puhul, kus me oleme siis osalenud riigihanke kursil ja võitnud selle, on see piirkond meile tulus ja toob kõikidele aktsionäridele kasu. Nii et jah. Ma olen nõus, et üldjuhul jääb, et on erandid, aga see peaks on siis juba liiga selline puundmäärane. Aga kes peaks või peab siin? Sul on aru. Ainuke asi on see, et nüüd, kui me teeme selle muudatuse, siis peab arvestama. Kanepi vald on vallavalitsuses seda asja ka juba arutanud, annanud meile seisukoha. On Võru vald on kinnitanud seda volikogu otsusena, ütleme heaks kiitnud volikogu otsusena. Ja lisaks sellele siis ka minu teada on tänasel päeval see päevakorrapunkt ka Võru linnavalitsuse istungil. Meil on natukene keeruline seda muuta, siis me peaksime kõikidel osapooltel saama selle punkti osas ka nõusoleku. Kui see sobiks, ma andsin ka teile selgituse, miks see on sellisel moel kirjas, et siis me peame protseduuriliselt kooskõlastuse saama uuesti kõikidel neljalt omavalitsusel. Pigem stiili küsimus.
kas on veel küsimusi? Jah, et see eeldab, et see lepingule, siin võib-olla need volikogu liikmeid ja kes on meil ja mujal, et võib-olla 6-70 inimest vaatab üle, et kuskilt kellegi mingid ühtegi ettepanekut selle kohta ei tule, me seda ei eelda, aga kui need on sisulised ettepanekud, mis muudavad asja, siis me oleme nõus neid ka arutama ja uuesti ringile saatma. Sest see ongi protsess, mida peabki tegema ja et lõpuks peavad olema kõik nõus. Ja eelnevalt me arutasime ka osapooltega need põhipunktid läbi. Me saatsime omavalitsuste eelkõige täitvasaatva võimudele ehk vallavalitsustele, linnavalitsusele lepinguprojekti. Seal tehti mõningad täiendusettepanekud, mida üheskoos arutati küll läbi ja leiti, et näiteks Võru valla ettepanekud lükati tagasi. Võru valla ettepanekud, mis on tagasi lükatud, on teadlik ka volikogu ja sellega on nüüd mindud edasi nii, et see on praegusel momendil siin selleks, et omavalitsus, volikogu väljendaks seisukohta. Seaduse kohaselt on aktsionäride lepingu kinnitamine valitsuse pädevus. Volikogu käest võib küsida nõu ja vajaduse korral peabki küsida nõu, millega ma olen 100% nõus ja omavalitsused siis on, kes on seda teid läinud ja teavitanud ka volikogu ja küsivad ka nõu volikogult. Me oleme nõus uuesti ringile saatma, aga see on see küsimus, kas seda sõna peab siis asendama või mitte, seda ettepaneku tegija otsustab siis, kas ta võtab selle tagasi või mitte. Küsimus praegu siis nagu oli ei no ma mõtlen, kui need lähevad ettepanekud ülevaatud ja kui on tõenäoliselt muudetakse, siis ma soovitaks seda muuta. Jaa, ma ütlen niimoodi, et kui need lähevad ettepanekud, siis me saame seda arvestada ja teha ka vastavad parandusettepanekud, kui teistelt omavalitsustelt laekub veel. Me oleme sellega nõus, et see parandusettepanek läheks, aga kui ettepaneku tegija on nõus, siis eraldi me seda nüüd muutmisele ei suuna või kui on ka teisi ettepanekuid tulnud, siis me arvestame ka selle ettepaneku. Sobib. Nii, siis me märgime selle ära ka meie protokollilises otsuses. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Siis panen hääletusele, kes on selle poolt, et me kiidame aktsiaselts Võru Vesi aktsionäride lepingu projekti heaks. Palun ka märku anda, loetakse poolthääled. 14 poolt, seega vastu ja erapooletuid ei ole. Ja selle kohta tuleb siis volikogu protokolliline otsus. Nii nagu Jüri ka ütles, et iseenesest pole lepingu koostamine, sõlmimine vallavalitsuse pädevuses, aga volikogus siis vormistame selle protokollilise otsuse. Nii, tänan. Läheme teise päevakorrapunkti juurde. Aktsiaselts Võru Vesi investeeringute plaan. Samamoodi siis heaks kiitnud. Ja palun ettekandeks siis sõna Jüri sulle. Aitäh. Investeeringute plaani aluseks on olnud volikogu poolt kinnitatud Antsla valla veelergi kanalisatsiooni arengukava, ühisveelergi kanalisatsiooni arengukava. Ja me oleme siin arutades seda vallavalitsusega kui arutelus komisjonides, mis olid, tegime ka mõningad parandused, mis on seotud investeerimisaastатega. Ja võib-olla siis konkreetselt räägiks sellest, et Antsla, kui vaadata neid investeeringuid, siis investeeringutel on märgitud need investeeringud, mis käesoleval aastal või järgmisel aastal teostatakse. Antsla linna veetöötlusjaam, siis lisaks sellele on investeeringud, mis tehakse nüüd lähiajal aasta 2020, 2021, 2022 no siis edasi. Ja siis on veel objekte, mis põhimõtteliselt jäävad oma näiteks Võru vee enda finantseerida sinna all toodud tegevused nagu biotinkide puhastamine või siis veearvestite soetamine on sõlma tehtud. Aga selgitused on ka juurde lisatud
ja lisaks sellele on saadetud välja ka seletuskiri, kus antakse ülevaadet, kui palju on varasemalt Võru Vesi investeerinud, kui palju ta investeerib nüüd lähiajal ja missugused ootused meil on koostööks ka omavalitsuse osas. Minu poolt kõik. Nii, kaasettekandjana seda küsimust arutati siis eelmisel teisipäeval eelarve majanduskomisjonis võrreldes siis esialgse investeeringute kavaga komisjoni ettepanekuna on seal muudatusi tehtud ja need puudutavad siis eelkõige Antsla-Kraavi vahelist survetrassi ja Vana-Antsla-Aleviku ühisveeräti kanalisatsiooni tööd. Nii et komisjoni ettepanekul siis ka praegusel juhul Antsla-Kraavi trassi valmimine on lükatud mõne aasta võrra edasi, praegusel juhul siis aastasse 2023 ja Vana-Antsla projekt on toodud ettepoole ja põhjendusena tõesti seetõttu, et Vana-Antslas on veekanalisatsiooniga probleeme ja ka Vana-Antsla tööde teostamine on eelduseks siis uue Antsla reovee hilisemaks toomiseks siis lõplikult Antsla valla reoveepuhastusjaama. Nii et need ettepanekud, mis komisjonis tehti, on selles investeeringute kavas rakendatud ja komisjonis kiideti see investeeringute kava heaks. Et kindlasti see tekitab meile ka järgmistel aastatel rahalisi väljaminekuid, aga peeti seda siis otstarbekaks just seetõttu, et vesikanalisatsioon on inimestele esmavajalikud asjad ja et need saaks neil ka korda. Minul rohkem lisada ei ole. Kus on küsimus? Palun, Aivo. Et kas sina mingi pool aastat tagasi või siin aasta tagasi tegite ja tahtsid teha uuringu ja just siis tuli välja, et peale 2021 võiks siis need rahad, mis on praegu nagu vald pandud, et võiks siis Võru Vesi ise nagu võtta laenu ja teha, et kas te olete ka samal seisukohal, mis see uuring näitas tookord, või te arvate, et see ei olnud õige, et vald peaks panema raha? Ütleme niimoodi, et jah, see tasuvusuuring on tehtud ja see on kõigile kättesaadud ka Võru Vee kodulehel ja seal, kui ma eks, kas on 21 või 23, ma jätan, ma ei ole kindel, et see on aasta 2021, aga võib-olla ka on. Et märgitud, et edaspidi oma investeeringuid peaks tegema aktsiaseltsi laekunud vahenditest, siis ütlen nii, et seda on võimalik teha, kui äkitselt tõstetakse piirkonnas vee hinda, et teatud piirkondades ikkagi tekib probleem sellega, et see vee hind ei saa nii kõrge olla, sest et vee hinna suurust määrab ära pere keskmine sissetulek ja siis protsent sellest väljaminek võib olla ainult teatud protsent. Ehk räägitakse praegusel momendil ju näiteks veeseaduses, kui me eksi, 2,5% maksimum ja OSCD on rääkinud kuni 4%. Praegune hind Võrumaa on suurusjärk 1% ja edaspidi see peaks jääma 1,5 kuni 2 vahele. Ehk teisisõnu, arvatavasti peab omavalitsus ka edaspidi panustama nendesse suurematesse investeeringutesse, kui piirkonnas ei laeku piisavalt rahalised vahendid. Me peame arvestama iga piirkonna kohta eraldi ja siin seletuskirjas on ka toodud, et aastas koguneb Antsla valla tegevuspiirkonnas circa 30 000 eurot. Need me kõik suuname Antsla piirkonda kooskõlastades neid investeeringuid omavalitsusega. Et teisisõnu, kui vaadata Antsla valla investeeringute kava ja vaadates seda, kui palju laekub piirkonnas rahalised vahendid, siis see ülemineku aeg
võib olla pikem kui aasta, kas siis 2021 või aasta 2023. Teiseks võiks ju ettevõtte võtta ka laenu ja siis kogunenud raha suunata laenu teenindamiseks. Aga siin on teine aga. Praegusel momendil aktsiaselts Võru Vee üle 50% aktsiatest kuulub Võru linnale. Ja Võru linna konsolideeritud eelarves on ka AS Võru Vesi laenud. Ja kui võtab Võru Vesi laenu Antsla, Kanepi või ka Võru valla jaoks, siis ei lähe mitte nendele omavalitsuste laenude hulka, vaid see läheb Võru linna laenude hulka. Võru linnal praegusel momendil on seisukoht, et kui piirkonnas laekub raha, see peabki minema sinna piirkonda tagasi, aga laenu võtmine teistele omavalitsustele enne kui ei ole Võru linna osakaal vähenenud alla 50%, on väga keeruline ja omavalitsused peavad omavahel pidama läbirääkimisi. Et küsimusest aru sain, et vastus oli, et see tasuvusuuring päris üks-ühele ei ole, mis seal oli, et tegelikult on vaja meie vallal siis sinna raha juurde panna. Et tahaks teada, kui te teate, ega Antsla vallal väga hea seis nüüd ei ole selles mõttes laenudega, et nüüd tehakse koolimaja, läheb üle milli, B-korpus on üldse tegemata, ainuke maakondadest on ju, kus on et kõikidel teistel valdadel ümberkaudu on kõik need koolimaad tehtud, meil kahjuks ei ole. Ja kui need nüüd ära teha, need plaanid, mis meil on, et tegelikult meie vald ei saagi võtta laenu rohkem. Lõpuks oleme seal, kui me teeme näiteks koolimaja Antslas täitsa ära, et kas te olete sellega ka arvestanud, et mis siis saab? Ja tahaks teada, et palju siis, kui Antsla vallal on need, mis me nüüd ära plaanime, on tegelikult laenu võtmine 0, me ei saa võtta, et palju tänasel päeval Võru Vesi võiks laenu võtta? Ütleme, ärme sellest räägime, et kas ta võtab ja palju te võite laenu võtta? Meie laenu maht praegusel momendil, mis just oleks vaba, on suurusjärgus 400-500 000 ulatuses. Kuid seda peab arvestama ka, et kuidas näeks juba laenu andnud Keskkonnainvesteeringute Keskus, vaatab meie laenu tagasimakse võimekusele ja muud asjad. Aga kui me räägime praegusel momendil vastus küsimusele, see vahe on 400-500 000, mida võiks edaspidi kuni maksimumini võtta, kui Võru linn ei oleks enamus aktsianär. Ja teine küsimus, mis me teeme siis, kui neid rahalisi vahendeid ei tule? Meie ettepanek on, siin on ka neid aastaid muudetud juba. Mõned investeeringud peab tegema hiljem. Ja me hoiame neid objekte rahuldavas seisus, kuid me peame ütlema ja ka Keskkonnaametiga koostöös püüame saada pikendusi nendele ettekirjutustele, mis meil on juba olemas. Kuid mitu korda ettekirjutust ei ole võimalik edasi lükata, ehk seda on võimalik teha üks kord, seda võib-olla on võimalik teha 2 korda, meil kogemus puudub 2 korra, edasi lükkamisel 1 korra, edasi lükkamine on võimalik, me taotleme nüüd seda näiteks Uue-Antsla osas, sest investeeringud tehakse siin hiljem, kui ettekirjutus näeb. Nii et toimetame selliselt, et mitte ilmtingimata, kui ei saa rahalisi vahendeid, me midagi ei tee, vaid et me hoiame objekte rahuldavas seisus, proovime otsida lahendusi ja mis veel võib-olla tähtsam on see, et eks see ülesanne varustada vee kanalisatsiooniga on omavalitsuse põhiülesanne. Ja meie proovime seda teha omavalitsusega koostöös, kui täna ei ole see aktsiaselts Võru Vesi, siis keegi teine peab seda ülesannet tegema. Ehk seadus näeb ette
et see peab olema tehtud ja me püüame üheskoos omavalitsustega leida paremat lahendust. Me ei lükka seda, et see ei ole meie asi. Ja ma tahtsin seda, et siin meil läks just aruteluks see, et näiteks ütleme nüüd, et tänasel päeval tuleb välja näiteks nii, et Antslas on veega probleem. Noh, Antsla linnas on veega probleem. Meie oleme andnud Võru veele opereerida selle, on ju nii? Et see on ju tegelikult tänasel päeval üks Võru vee probleem, on ju nii? Et see vesi kohe korda teha, mitte meil valla. Ja, aga vaata, nüüd kui Võru vesi saa sellega hakkama, teoritiseerime ja juhtub nii, et ettevõtte ei saa oma tegevus jätkata, siis see tuleb tagasi vallale ja vald seda peab tegema. Jah, aga siis see tähendaks, et terve Võru vesi läheks ju, no ütleme, põhimõtteliselt Võru vee pankrot peaks siis olema, on ju, et Võru vesi ei suuda teha ja siis tuleb vallale tagasi. Aga no ütleme nii, et see kuna laenud on Võru linnalt, siis peaks olema Võru linna pankrot. Enne oli, et kui te laenu võtate, need lähevad ju, et repliik on väga hea, et võtame meile laenu, aga Võru linn ju selle kajastab. Ei, konsolideeritud grupi arvestus ei tähenda, et alguses laseme Võru linna pankrotti koos Võru veega ja siis saame edasi. Konsolideeritud grupi arvestus käib eelkõige laenude võtmise osas ja meie proovime veel kord toimetada sellisena, et leida enda rahalised vahendid, mis on kogunenud piirkonnas, mõistlikult siin toimetada ja kui seletuskirjas on ka näha, Võru vesi panustab 115 000, me proovime leida ka kokkuleppe teistele, kui teistel piirkondadel on kogunenud raha ja need hetkel praegu ei kasuta, võib-olla üks teisele saavad laenata aasta-kaks rahasummasid, näiteks nagu Antsla puhul see tuleb teistest piirkondadest või üldise kasumi arvelt, kõikide poolt teenitud kasumi arvelt. Ehk ma arvan, et siin on vaja ikkagi pidada dialoogi omanike vahel ja leida parim tee selleks, et ülesanded, mis omavalitsusel on ja mida meie praegusel momendil ka täidame, millele on antud meil ka voli ja luba, siis seda me teeksime selliselt, et oleks lambad terved ja hundid söödud. Läbi siis Võru linna pankroti ka enam. Ja, palun Veiko. Küsimus on see, et siis on teada aktsionäride hulgas Võru veel, et on selliseid aktsionäre, kellel ei oleks vaja teha investeeringuid, et millel võiks jääda vaba raha, nagu sa mainisid, et saame teie seda kasutada. Ütlen nii, et praegusel momendil näiteks on investeeringud on vaja teha kõikides piirkondades, kui 1-2 aasta näiteks nagu Antsla puhul rahaliste vahendite puhas kasumi arvelt, varasemalt kogunenud puhas kasumi arvelt piirkondades, mida me teenime näiteks Rõuge vallal, kus aktsionärina Rõuge vald ei ole ja see kõik tulu laekub, seda saavad kasutada kõik aktsionärid, siis selle arvel on jah saadud kokkuleppe nõukogu tasemel, et vajalikud prioriteetsed tegevused tehakse konsensuse alusel. Praegusel juhul Võru veetegevuses ikkagi väga palju sõltub ka sellest, millised projektid saavad rahastuse. Et paratamatult neid projekte esitatakse ja selle jaoks, et Võru vesi ei peaks tegema nii-öelda mõttetut tööd, et nad koostavad projekti ja see ei lähe hiljem töösse, sellepärast sellised eelnevad kokkulepped vajalikud ongi. Nii, Aago toob lisada midagi, palun. Jah, sobib mu istudes, eks ju, et tegelikult sinna on hea korraks püsti tulla, aga tuleb sooja. Et Võru vee esialgne investeeringute kava oli oluliselt optimistlikum, kui ta praegu on. Siin väga mitmetel erinevatel koosolekutel sai siis neid, kuna me teame, mida me tahame teha, need samuseid kohustusi järgnevate aastate jooksul võtta, siis said päris paljud nendest objektidest lihtsalt aasta või 2 võrra vähemasti edasi lükatud ja investeeringute keskusele, et seal edasi minna kuskile poole. Aitäh! Tänan! Nii, ja ärme lähme eelnõust või ütleme sellest nii-öelda investeeringute projektist nagu väga palju kaugemale, et kõik, mis puudutavad ikkagi Võru vesi tegevust jäägu seal komisjonide arutluse tasemele. Kas selle investeeringute projekti kohta on veel midagi küsida? Palun! Mul oli repliik selles suhtes, et õnneks ajuotsused kui Võrumaal ja ühtegi kooli, siis Narskama tegemata lohutan seda. Aitäh, see ei ole küll nagu hea lootus, aga nii ta on. Nii, palun!
Ja, ma mõtlesin küsida lihtsalt selguse mõttes, need osad, mis on oma finantseeringute osas ka nagu pikastatud. Kui meil tõesti osutub see olukord, et me näiteks tõstame prioriteediks selle, et meie koolid lõpuks saaks korda ja osutub, et meie rahalised vahendid ei ole niisugusel tasemel, siis see tähendab seda, et me saame neid kokkuleppeid ümber teha. Et see ei ole, et siis me avastame ennast aastal 2022, et meil ei ole seal üldse mänguruumi, et kas see on plaan, mida me saame ümber vaadata vastavalt sellele, kuidas on meie reaalne majandusolukord järgmistel aastatel. Et see on meie, et kas selles osas me oleme ühendanud? Jah, me iga aasta kooskõlastame selle investeeringute kava omavalitsusega, kuna aktsionäride lepingus nii kirjas ja me tõesti teeme seda iga-aastaselt. Seega, kui omavalitsusel mingisugusel põhjusel on vajadus aastaid muuta, nihutada neid, eelkõige võib-olla siis saada ajapikendust, siis üheskoos me püüame leida parimat lahendust, sest et ilma omavalitsusta ei saa me mööda ega ümber. Aitäh, kas on meil küsida? Ei ole, aga siis ma panen hääletusele, kes on selle poolt, et aktsiaselts Võru Vesi investeeringute plaan sellisel kujul heaks kiita. Palun käega märku anda, loetakse poolt hääled. See või Võru Vee plaan. Ma ootan ära, kui kõik hääled. 7, 9, 10, 11 poolt, kes on vastu, 2 vastu, 3 vastu, kes on erapooletuid ei ole. Seega on otsus heaks kiidetud ja selle kohta tuleb ka siis protokolliline otsus. Tänan ettekandjale. Palun. Ja, kusjuures ka seletuskirjas on tegelikult kirjas, et see iga-aastaselt vaadatakse üle ja paratamatult, kui nüüd tuleb siin järgmine objekt, millele vajatakse garantiikirja oma osaluse osas, siis ta tuleb uuesti volikogu. Aga lihtsalt ongi see, et kui varasemalt investeeringute plaan on suuresti käinud vallavalitsuse tasemel, siis nad tõesti lähtuvad meie juba vastu võetud ühisveevärgi kanalisatsiooni arengukavast, siis paratamatult see tegelik olukord on teistsugune. Ja seetõttu ma arvan, et on mõistlik, kui seda heaks kiidetakse volikogu tasemel. Nii, läheme 3. päevakorrapunkti juurde. Antsavalla arengukava 2019-2030 muutumine ja ettekandeks sõna Kalev Joabile. Head volikogu liikmed, vallavalitsuse esindajad ja ametnikud. Antsavalla arengukava muutmine oli esimesel lugemisel eelmisel vallavolikogu istungil augustikuu lõpus ja peale seda oli siis kahe nädala jooksul avalikustamise etapis nii-öelda 2. septembrist 15. septembrini, kus siis kõigil oli võimalus teha parandus- või siis täiendusettepanekuid. Selle aja jooksul laekus üks ettepanek, milles sisaldus siis neli täpsemalt kirjeldatud ettepanekut. Need ettepanekud olid arutlusel vallavolikogu istungil, arengu planeerimiskomisjonis, ma ei tea, kas oli ka eelarve majanduskomisjonis. Jah, eelarve majanduskomisjonis. Laekunud 4 sisulisest ettepanekust lisati siis sellesse investeeringute kavasse Antsla gümnaasiumi C-korpuse rekonstrueerimine summas 1 100 000 ja aastale 2020. See, milliseks see summa tegelikult kujuneb, selgub võib-olla juba järgmisel nädalal, kui avatakse need C-korpuse rekonstrueerimise hinnapakkumised. Nüüd, mind eelmisel nädal nendel koosolekutel ei osalenud, komisjonide koosolekutel, aga ka vallavalitsuse istungil ei saanud olla, siis minul teadaolevalt neid teisi ettepanekuid ei arvestatud ja need siis on siis võimalus siin läbi arutada ja hääletada. Need siis minu poolt. Tänan, Kalev. Ja teingi ettepanek, et me asume nende muudatusettepanekute juurde ja vastavalt siis ettepanekute juures teeme ka kaasettekanded. Sobib nii?
läheme esimese ettepaneku juurde, lisada investeeringute kauba Antsa gümnaasiumi C-korpuse rekonstrueerimine. Ütlen ka kohe ära, et üldjuhul kuna me muudame sellega arengukava lisa, et üldjuhul me ei lisa enam sinna selliseid investeeringuid, mis on ületulevad. Et näiteks kui 2019 aasta jäi mingi investeering pooleli, mis 2020 teostatakse, siis üldjuhul seda arengukava lisasse enam ei kirjutata. Aga kuna gümnaasiumi C-korpuse rekonstrueerimise sellel etapil praegu veel hetkel kehtivat lepingut ei ole, siis on see ettepanek mõistlik, et me selle sinna arengukavaga lisame. Et see oleks siis see arengudokument, mida tegelikult ka pakkumuse esitajad, kes 30. septembrini saavad oma pakkumusi teha, saaksid ka nii-öelda arvesse võtta. Ja see oli siis arutluses kõigepealt eelarvemajanduskomisjonis, kus tehti ka ettepanek, et see summa oleks 1100 eurot, mitte siis 1400. Ja see vallavalitsuse istungil sai heakskiidu ja seetõttu on see praegu teile välja saadetud investeeringute kavas ka juba lisatud. 1,1 miljonit, jah, vabandust, 1,1 miljonit. Et 1 100 000 eurot, õige märkus. Nii, et see oleks siis nii-öelda selle esimese muudatusettepaneku kaasettekanne eelarvemajanduskomisjoni poolt. Ja Jaarek lisab siis arenguplaneerimiskomisjoni arvamuse selle ettepaneku kohta. Head kohalviibijad, arengu- ja planeerimiskomisjon komisjonile tutvustati siis täpselt sama ettepanekut ja pärast väikest nõupidamist siis omavahel siis otsustati nõustuda vallavalitsuse ja eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekuga, et 1,1 miljonit lisada siis 2020. aasta tegevusvaldkonda. Aitäh! Nüüd on küsimus ettepanekute esitajate. Kuna ettepanek on 1,4 miljonit, siis kas ettepaneku esitajad tahavad seda hääletada või võtavad selle ettepaneku tagasi? Sulle ühega on Ehk siis sisuliselt läheb see ettepanek tagasi ja seda ei ole vaja hääletada. Aitäh! Läheme teise ettepaneku juurde. Antsa gümnaasiumi B-korpuse rekonstrueerimine. Et praegusel juhul ka investeeringute kavas on meil aastal 2022 ja 2023. Eelarve majanduskomisjonis arutati seda ettepanekut ja arvamused jäid erinevaks. Üldjuhul seda ettepanekut ei pooldatud, sellepärast, et meil puhtalt oma vahenditest ei ole võimekust seda ära teha. Nii suurt laenu praegusel hetkel Antsa vald võtta ei saa. Ja kuna ei ole ette näha, et 2021. aastaks oleks võimalik kasutada mingit lisavahendit, siis see oli põhjus, miks eelarve majanduskomisjonis seda ei toetatud. Jaarek, kuidas teil läks komisjonis? Meil oli täpselt samamoodi, öeldi ka meile, et arutasime pikalt, kui palju on Antsa valla laenukoormus. Ja lõpuks me saimegi siis vastuse 100% küll ei saanud, aga kuskil 1 miljoni juures peaks olema see võimekus, mis oleks võimalik võtta laenu. Ja kuna ühtegi ka siin, ütleme siis nagu Antsa valla investeeringute kavas on tegelikult planeeritud ainult võtta ju 50% siis toetust ja 50% siis oma osalust, aga kahjuks üks meedet ei olnud ja arengu- ja planeerimiskomisjon leidis ühehäälselt, et ei pea muudatusettepanekut õigustatud ja lükkasid selle tagasi. Nii, küsimus ettepaneku esitajatele. Kas te soovite selle ettepaneku hääletust või te võtate selle tagasi? Soovite hääletust? Selge. Palun. Mul on lihtsalt küsimus see, et vaata, siin oli jutt, et kuidas nagu me saame seda vastu võtta, kui vald ei tohi nii palju laenu võtta. Et see on see, et kui me võtame nüüd see 1,1, need kokku, siis vald ei tohi seda laenu võtta. Et kuidas me saame seda nagu hääletada? Selles mõttes, et... Kus see raha siis tuleb, keegi annab laenu?
see tuleb võtta meie teiste kohustust ära, me nagunii oleme, see on selle investeeringu ajas ettepoole toomine, see ei ole nagu lihtsalt peast välja, vaid tuleb ära vahetada siis teiste võimalike teiste investeeringutega. Ma lihtsalt soovitan selgitada, et me oleme praegu sellises olukorras, kus me investeeringute kava on aluseks eelarvestrateegia koostamiseks ja kui meil pearaamatupidaja on seda igati moodi nagu läbi arvutanud, siis meil lihtsalt puudub võimekus sellist investeeringut teha isegi siis, kui me kõik need ülejäänud pisikesed asjad võib öelda suhteliselt väikese maksumusega asjad, mis on siin mõnesajast tuhandest kuni 500 000, kus on ka väga suured toetused ära jätta, siis oma rahaga puhtalt ei ole võimalik seda investeeringut, veekorpuse investeeringut aastatel 2021-2022 teha. Et nii on. Et lihtsalt tegelikult nagu selles mõttes võib-olla on, et kui me MTÜ-dele üldse raha ei anna, kultuurimaad paneme kinni, et siis meil küll jääb raha üle. Siis saab küll selle teha. Et lihtsalt see oli repliik. Kas Neile tahtsid lisada? Jah, ma tahtsin nii palju öelda, et ma eelarve majanduskomisjonis mängisin teile selle eelarvestrateegia läbi täpselt sellisel kujul, et kui meil on praegu laenu 1 miljon eurot ja me võtame Antsla gümnaasiumile laenu, selle ainult 1,8 miljonit 2021. aastaks ja jätame ainult osa teede raha, mis meile antakse, siis tekkis ka meie laenuvõimekusel. No jah, seal oli Antsla gümnaasiumil pandud 1,4 miljoniga, sellepärast me olime arvutanud selle. Siis tekkis tol hetkel meil aastasse 2022 800 000 auk. Et ma korra mõtlesin küll, et kui te need nüüd läbi hääletate ja sinna sisse jäävad, siis eelarvestrateegiasse saab neid investeeringuid kirjutada ainult nii suures mahus, kui see laenuvõimekus tööli läheb. Kavandatud on palju, aga strateegia näeb ette, et sellel aastal on see laenuvõimekus nii suur, kui jäävad teised asjad ära, et seda iga aasta muudame. Aga muul kujul seda ei ole ja ma komisjonis püüdsin seda selgitada täpselt nii, et kui me jätame kõik asjad ära ja teeme ainult Antsla gümnaasiumi, siis meil seda võimekust ei ole, 60% tuludest on kuskil 3,8 maksimum 4 miljonit eurot. Ja lihtsalt ei ole seda võimekust, seda ilma Riigikogus, et meil komisjonis otsustab, et seda võimekust ei ole. Aga ma praegusel juhul ongi selles mõttes, et palun Evelin. Tahab läheb hääletus. Mul on küsimus, et kas see on vaadata, et millal siis see võimekus võiks saada? Et see võtta, kui minu laenu vastakse tagasi, et millal see umbes võiks saada? No see osa, see 1 800 000 oli meil pandud aastasse 2022 ja teine pool oli pandud aastasse 2023 nende nägemuste järgi, aga seal oli 50% veel rohkem kui toetuse arved ja siis ei tulnud ka päriselt välja seda teist meie omapoolset osa. Kuigi ma ütlen teile, et seda, et tegelikult need kindlad summad ja alati see on üks nägemus, see on investeeringute kava, aga eelarvega tulevad ikkagi ju kindlad investeeringud ja kindlad summad, et seal kindlasti aastates 2021 ja 2022 on ju hästi palju projekte, mis on ju tegelikult toetuste arvetega, me ei tea ju, kas me saame nendes projektides rahastuse, kas me teeme need projektid, see on meie plaan, et me tahaksime sealt saada, aga võib-olla tollel hetkel on eelarvega asjad hoopis teistsugused ja me ei teosta seda, mida me tookord selles plaanis ikkagi nägime. Nii, palun kõrvalt. Austatud esinejale, et siin on ka tundmatuid rohkem sees, et praegu me vallavalitsuse poolt püüame siis survestada nii palju kui võimalik on Rahandusministeeriumi ja läbi üleriigilise omavalitsusliidu, et Eesti riigile siis eraldatud või eraldatavad CO2 müügist raha, mida praegu arvestuslikult tuleb Eestis lähiaastatel 1 miljard eurot, et tehtaks selline taotlusvoor, kus Antsla gümnaasiumile saaks esitada taotluse soojustuse toetuseks. Et see on hinnanguliselt kuskil seal siis akendevahetus, ventilatsioon ja niimoodi kasukas kuskil 1 kuni 1,5 miljonit, et sellest siis pool raha saada siis nagu toetusena.
et see ikka viimased läbirääkimised kohalike omavalitsuste ja riigi vahel on selline üldine lause sees, et see eraldi nagu meile tehakse, aga praegu keskvalitsus ei ole veel nagu seisukohta võtnud, kuidas need CO2 rahasid jagatakse. Et see on see, ja kui see näiteks avatakse, siis loomulikult me lähme taotlema seda ja 50% osalust on ta siis ütleme 1,5 miljoni projekt, see võimekus on meil olemas, et sinna me kindlasti lähme. Et seda me nagu ajame, kuidas see õnnestub, ei tea. Praegu hetkel selle CO2 raha peale, nagu ta ajalehes loeti, kõik tahavad, elektriraudteed tahavad, üks ja teine tahab, aga meie poole kindla seisukoht on, et tuleks siis vaba vooruna, et kõik asutused saaksid. Viimane asutused olid siis 2 asutust, mida sai taotleda, olid hooldekodud, kohalik omavalitsus omandis, meil sellist hooldekodu ei ole ja lasteaiad on meil energia mõistes nagu korras, energiasäästu mõistes korras, et selline plaan on. Ja see võib muuta seda kava, kui näiteks järgmine aasta avatakse, siis järgmise aasta arengukavastust strateegias tuuakse see ette poole. Tänan. Küsin ettepaneku esitajad. Saate palun 5 minutit vaheaega? Saate. Aitäh. See summa on nii väike arenduskeskus on siis liigutada kui läheb kokku. Sealt olla. Sellise juhtidega variandis peas. Oota, mul ei lähegi läbi kätte. Ma ei mõista neid. Nii, aga lähme edasi. See tõmmasti siia ketis, kas salama riiki.
palun jätkame volikogus. Kes laulab? Mina ei laula. Nii, palun. Ettepaneku esitajad mõistavad loomulikult, et kui meil ei ole raha ja kui meil ei ole laenuvõimekust, ega me siis ei saa midagi teha. Aga see kehtib absoluutselt ka kõigi teiste investeeringute puhul ja nagu me mõistusest aru saime, siis see kehtiks ka nagunii selle rekonstrueerimise puhul siis lihtsalt aasta võrra hiljem, sest meil on praegusel mõlemad investeeringud on kirjas, aga aasta võrra hiljem. Ja me leiame, et selle siiski nagu volikogu võiks anda siiski vallavalitsusele indikatsiooni, et meie absoluutne prioriteet on haridus. Ja tõepoolest, kui on olemas CO2 rahad, kui on olemas nagu lisaks erinevad võimalused selle rahastamiseks leida, siis vallavalitsus peaks tõstma selle endale prioriteediks, sest sellega seoses siiski tahaks seda muudatust hääletada ja tahaks, et see muudatus seal oleks. Ja loomulikult, kui ei ole võimalik, siis me ümber oma valivaid hüppa, aga jälle see kehtib nagunii kogu kava, sest see ei ole eelarve siin kava. Nii et palun seda muudatust hääletada ja loodan, et see tõestada. Ma ütlen oma isikliku repliigi selle kohta. Meil ei ole mõtet sisse hääletada ettepanekuid, mida me teame, et meil ei ole võimalik realiseerida. Ja ma arvan, et mitte keegi ei kahtle, et meie prioriteet on haridus. Et see, kas ta on aastal 2021 või 2022, me peame vaatama oma võimekust ka. See on puhtalt minu isiklik. Nii, aga seega panen ettepaneku hääletusele. Kes on selle poolt, et Antsla gümnaasiumi B-korpuse rekonstrueerimine tõsta investeeringute kavas ühe aasta võrra ettepoole, ehk siis aastatele 2021 ja 2022. Kes on selle poolt, palun käega märku anda, loetakse poolt hääled. 1, 2, 3, 4, 5, 6 poolt. Tänan. Kes on selle vastu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Järelikult erapooletuid ei olnud ja see ettepanek on tagasi lükatud. Kes on erapooletu? See ei tõstnud kätki. Nii, sa oled erapooletu siis. Nii, palun olge tähelepanelikud. Aga see ettepanek on tagasi lükatud. Läheme kolmanda ettepaneku juurde. Lisada investeeringute kava Lusti lasteaia renoveerimine 2021. aastal 100 000 eurot. Eelarve majanduskomisjonis seda ettepanekut arutati ja ei toetatud. Ja seetõttu, et meil ei ole praegu selge, mida me Lusti lasteaia teise tiivaga teeme, et ettepaneku esitajatest siis Raivo Völner andis ka selgitusi seal, et eelkõige mis nii-öelda see plaan on olnud, aga kuna praegusel juhul tõesti seda otstarvet ei ole, et kellelgi ei ole midagi selle vastu, et me Lusti lasteaia hoone teeme korda, aga sellisel kujul seda ettepanekut ei toetatud. Räägime komisjoni teema ära. Nii, komisjonis oli arutusel täpselt sama teema. Seda ettepanekut võib teha ka aasta pärast, et ta uuesti siia kavasse, ütleme siis lülitada, investeeringute kavasse lülitada. Ja arengu- ja planeerimiskomisjon jõudis sellisele otsusele, et ma ei tea, kas peaks tegema ühe töörühma või
või kes langetaks selle otsuse või julgeks vastu võtta selle otsuse ja teha selgeks, mis sellest majast tahetakse saada, sest nüüd on hetkel, ma loodan, selle aasta eelarve rahadega on siis ära päästetud see katus, et ta enam nagu halvemasse olukorda ei lähe ja jupikaupa nüüd tegema hakata, et aknad eraldi vahetada ja nii edasi, sellel ei ole mõtet, et komisjon seda muudatusettepanekut ei toeta. Aitäh, ettepaneku esitaja Evelin, sul oli juba küsimus. Jaa, palun. Aga ma just juba enam-vähem sain küsida, minu küsimus oli see, mis tasandil üldse see otsustamine on, mis selles majas saab, et see on kestnud väga palju aastaid, iga kord, igal istungil öeldakse, et kuna ei ole teada, mis sellest majas saab, kuna ei ole teada, mis sellest majas saab. Kes sellega üldse tegeleb, mis sellest majas saab? Küsimus ilmselt vallavalitsusele. Sellega vallavalitsus peab ka tegelema, et sama nagu arenguplaneerimiskomisjoni esimees Jarek ütles, et kas peaks moodustama komisjoni või peaks see otsustetama vallavalitsuse tasemel, ükskõik, mida me selle hoonega peale hakkame või mis ettepanekud tulevad, see vajab nagu laiapõhjalisemat arutelu. Sealt on käinud väga paljud erinevad ideed viimase 10 aasta jooksul läbi, mida kõike sinna võiks teha, aga päris otsusini pole jõutud, et kaasa arvatud lammutamine ja hooldekodu ja korterid ja tasandusrühm ja isegi bassein, eks ju, aga täpsemalt neid kõiki on arutatud ja pole ka päris sellist põhjalikku analüüsi koostatud, mis siis üldse võimalik teha on. Alustada siiski näha, just sellepärast, et kuna on näha, et mingisugune soov seda Rustilätsajaga tegeleda on, siis oleks hea, me planeeriksime sinna mingisuguse investeeringu, et siis on ka sellel loodaval komisjonil ja ma loodan, et see komisjon tõepoolest tuleb kokku, see on suurepärane. Sellel loodaval komisjonil on teada, et vald planeerib, et ka volikogu väga selline indikatsioon on, et sellega peaks kiiresti tegelema, et kui meil on sinna mingisugune raha planeeritud, siis on nagu kõigil kindla musk, et sellest ka midagi saab. Sellepärast ma arvan, et oleks väga mõistlik, kui me selle investeeringute kavasse kirjataksime, see summa nüüd ei ole nii suur nagu eelmises punktis, et see on see summa, mille osas meil ei ole see küsimus, kas on meil olemas. Aga planeerime selle investeeringute kavasse sisse, et siis on meil ka palju mõistlikum ja lihtsam arutada, mis sellest ikkagi saab. Et siin me ei ütle, mismoodi me täpselt mõelda. Siin me anname võimaluse selle summa Lussi lasteaeda nagu ümber kohandame selle aastal. Nii, palun. Kuidas oleks õige lähenemine selle Lussi lasteaeda, kas raha enne ja siis idee või idee enne ja siis raha? See on otsustamise praegusel juhul ettepanekute tegijate puhul on, et paneme raha enne ja siis idee. Kui ma olen tähele pannud, kui raha planeeritud ei ole, siis seda midagi ei sünni ka, sest inimesed siis hakkavad liigutama nendes suundades, kuhu on raha planeeritud, mis on ka õige, mis on ka praktikaid. Et näitame ära, et kui osutub, et me oleme kõik kollektiivsus nii rumalad, et meil ei tule isegi mitte head mõtet pähe, millesse ma ei usu, sest tegelikult meie vald ei ole üldse väga halvasti ühitud. Et kui meil need mõtted tulevad, aga see on jälle, see võib tulla komisjoni baasit, see võib tulla meie kõigi baasit, aga näitame ära, et meil on nüüd see plaan. Meil on nüüd see plaan selles suunas. Tänan. Panen hääletusele tulnud ettepaneku Lusti lasteaia renoveerimine, et lisada 2021 aastaks 100 000 €. Kes on selle ettepaneku poolt? Palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kes on selle ettepaneku vastu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kes on erapooletu? 1 erapooletu. 7, järelikult ei saanud ettepanek toetust. See oleks hea, ettepaneku müünud.
nii, lisada 4. ettepanek, sotsiaalmajade lisada taristu lisada, ma selle eelmise repliigiga tegelikult mõtleks seda, et küll oleks hea, kui me saavutaksime juba komisjonide tasemel sellise olukorra, et me ei pea volikogu laua taga jääma selliste 50% otsustamiseks. M21 taristu ja ühenduste arendamine, et lisada sotsiaalmajade soetamine ja renoveerimine aastaks 2021 50 000, 2022 100 000 ja 2023 150 000. Eelarve majanduskomisjonis me seda küsimust arutasime, pigem arvamus, et meil on sotsiaalmajade renoveerimiseks juba aastal 2021 nii-öelda sotsiaalhoolekande alajaotuse all Antsla elamufondi arendamine 600 000, aga ma saan aru, et ettepanekute esitajad pigem tahavad taristu ja ühenduste arendamise alla lisada sotsiaalmajade soetamise ja renoveerimise. Rääkisime ka, arutasime ettepaneku esitajatega, et ma saan aru, et oma olemuselt on pigem siin mõeldud munitsipaalelu elamispindadega tegelemist ja komisjonis jäi pigem arvamus, et see on eelarve küsimus ja et otseselt see nagu investeeringute kavas kajastamist ei peaks leidma ja komisjonis ta toetust sellisel kujul ei saanud. Jaarek, kuidas teil läks? Arutasime komisjonis sedasama ettepanekut ja vaidlus oli muidugi sellel teemal, et kas sotsiaalhoolekanne on õige, et äkki pidi see ettepanek olema seal allpool äkki kuskil. Äkki taristu juurest või kus siuke see oli? Ettepanek oligi panna taristu juurde, sotsiaalhandekandest osa ära ja panna taristu. Ja jõudsime komisjonis sellisele pooldavale otsusele, et just nimelt, et need hetkel Antsla valla omandis olevad korterid ei ole teps mitte kõige viisakamas olukorras ja et remontida neid siis ja kui eelarves on raha olemas, siis ma usun, seda asja hakatakse kuskilt otsast arutama ja saab nii mõnigi korter natukene rohkem elamiskõlblikumaks ja see oligi meie mõte ja meie komisjon kiitis heaks. Tänan. Kas ettepaneku esitajad tahavad midagi lisada või? Enam-vähem ma arvan, et on kaetud inimeste soovitada hääletada ja täpselt sama põhjusel, et see on mõeldud, et meil ei oleks investeeringute kavas ainult üks selline suur ümmargune summa 600 000, vaid me näitaksime selget soovi, et meil on ka huvi renoveerida või siis juurde soetada kortereid, mis on valla omandis ja mida me saame siis, et kui me tahame tõesti siia meelitada õpetajaid või arste või spetsialiste, kui me kasvõi enda jaoks muid noori spetsialiste, et meil on midagi lisaks pakkuda, kui me ei suuda palka pakkuda, siis see, kui meil on nagu omavalitsuse omaks olevad korterid, siis see on asi, mis meelitab. Ja kui nad nagu nii on, need osad, mis nagu nii olemas on, me võiksime nende eest hoolitseda. Et siin on puhtalt tegelikult raha ümbertõstmine ühelt teisele. Aga jälle näidata poliitilist indikatsiooni, et me peaksime tegelema nende korteritega. Tänan. Et minul on küsimus, et siin on käidud välja sotsiaalpinda ja siis seletuskirjas on äkki pakutud munitsipaalpinda, kumba see on 2 erinevat asja. Kui ma tahaksin hoida seda tegelikult, et see siiski võimaldab mõlemat. See võimaldab mõlemat, kuigi eelistatuna munitsipaalpinna osas. Aga ma tahaksin, et see sõnastus võimaldab. Aga kuidas oleks, kui me võtaksime katusterminis mõlemat haara? Sotsiaalpind on muu asi ja munitsipaalpind on teine asi. Aga
kui me sõnastame niiviisi, et seal me jätame nagu eelarvest natukene vaba mängimist. Kui see ei sobi, siis ka ju sõnastame munitsipaalpinnad. Praegusel me muuta ei saa. Me peame hääletama ja sõnastamata täpselt nii, nagu on ettepanek esitatud. See tähendab, et me peame sõnastama sotsiaalmajade soetamine ja renoveerimine nii, nagu on kirjalikus ettepanekus. Aivi, palun. Jaa, ma igaks täpsustan, et arenduskomisjonis oli, saan aru, toetati poolt sellest ettepanekust, ehk siis renoveerimist ja soetamist. Jah. Renoveerida olemasolevaid kortereid. Ja siis ma lugesin tegelikult ettepanekuid seletuskirjast või ka lisamaterjalist välja, et tegelikult on ikkagi mõeldud munitsipaalüüripindasid, mitte sotsiaalpindasid. Tegelikult oli mõeldud mõlemaid ja sellepärast ka selline sõnakasutus. Mõeldud oli mõlemaid, et jätta see valik, mis on parasjagu prioriteet. Ja muidugi ja sellepärast on soetamine ja renoveerimine taas kord, et anda võimalus selleks, et vaadata, mis on konkreetselt hetkel. Ma tahan seda öelda, et sõnastus on ikkagi sotsiaal, mitte munitsipaal, et ärge nagu kahte asja segada jääb. Teil on sõnastus sotsiaal. Kuna see on praegu sõnastused nii, siis me hääletame nii. Te hääletate ikkagi sotsiaalpinna, mitte munitsipaal. Ma ütlen, et tegelikult on kõik pinnad, on munitsipaalpinnad, et nad on munitsipaalomad. See, kas me jagame seda välja sotsiaaleesmärkidel või muu üüri eesmärkidel, see ei muuda, aga nad on munitsipaalpinnad. Oma olemuseks. Ei, me hääletame ettepaneku nii nagu see on. Aga et ta on selles siis päristu. Nii, palun Margus. Ettepaneku esitaja. Ma saan aru, et sellest elamufondi rajamisest oli 50% toetust, 50 kohalikust omavalitsusest, et tahate nagu toetusosa jääb ära ja me paneme 300 000 siis ainult nendesse sotsiaalhindadesse. Et see 300 000, see mis me plaanisime taotleda riigi käest, siis seda see jääb ära. Riigi käest võib ka selleks eesmärk. Seda me ei ole aega. Riigi käest selleks eesmärk ei saa juurde, sest seal meetmes on tingimused, et nad peavad asuma ühes hoones. Et siis aga praegusel juhul küsimus on eesmärgis. See ettepanek see ei ole tarvis, siis selleks eesmärgis. See ei ole üldse probleem. Et ega me ei tea, et kui nagu riik ütleb, et tätoveerige endale kõhu peale ma annan selleks raha, ega me ei tea, et tingimata saab. Ei, ja see on täiendav. See on täiendav ettepanek, sellepärast, et see ei ole investeeringute kava ettepanek, et jätta ära jaotuses M1-3 Antsavalla elamufondi arendamine, see on täiendava rahastuse selgituseks. See ettepanek praegu on ikkagi valla praegu omanisena nende korterite renoveerimist. Kui vaja, siis soetamist, aga jälle alati see ei välista, et kui leitakse, et on mõistlikum näiteks mingi olemasolev ära müüa ja uus osta renoveerimise asemel, et osutub, et see on nagu, et siis oleks võimalik ka see lahendada. Aga kui osutub, et see ei ole mõistlik, võib ainult renoveerida, et see lihtsalt annaks vabamad käed mõistlikke lahendusi teha. Palun. Üle võiks kõttu nagu Musti lasteaia teise teekortuse renoveerimist ka. Kui sinna korterid tulevad, siis põhimõtteliselt kindlasti võib. See projekt on olemas. Ja see on korterite projekt olemas. Kas on veel küsida? Ei ole, siis panen hääletusse. Kes on selle poolt, et lisada investeeringute kavva jaotusesse M21? Avaliku ruumi arendamine,
sotsiaalmajade soetamine ja renoveerimine summadega 2021 50 000, 2022 100 000 ja 2020 350 000. Kes on selle poolt, palun hääletada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kes on selle vastu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kes on erapooletu? Erapooletuid ei ole. Seega on ettepanek läbi läinud. Tänan ettepanekute esitajatele. Nüüd panen hääletusele kogu investeeringute kava. Läheb siis sinna võrreldes teile välja saadetuga siis juurde taristupunkti alla sotsiaalmajade soetamine ja renoveerimine. Nii, ma arvan, et nii, Vella-Koha lisab selle ära sinna. Merike, ma tahan küsida. Ja, palun. Tahan küsida seda, et kui 2020 pandi sisse Antsla gümnaasiumis on üleminek projekt, siis 2020 on ka 2 kergliiklusteed üleminek. Kas seal peaks olema ka selline summa, mis oleks eelarvestrateegias praegu? Eelarvestrateegias oli seal koos kõigega summa 590 000, aga siin on hetkel 250, sellepärast siin ei olnud lisatud neid 2 üleminevat kergliiklusteed. Aga me oleme varasemalt juba seda rääkinud, et kergliiklusteed lähevad meil arutellu koos teehoiukava. Jah, aga nad on selle aasta omad. Üks on kraavi kergliiklustee, mis on maksmata, mis läheb ju tegelikult ka järgmise aasta strateegias on ju ikkagi olemas selles järgmise aasta selles, et seal on summa 590 000 ja ka alustatud on uue Antsla kergliiklustee. Ja see summa on seal teehoiukavas, siis tuleks näiteks 590 000. Ma arvan, et õigem on niimoodi, kuna selle kohast ettepanekut ei olnud varasemalt ka vallavalitsuse poolt ja välja saadetud investeeringute kavas seda ei olnud, siis eelarvestrateegia arutelu juures me võtame selle arvesse, volikogu liikmed peavad sellega meeles, aga investeeringute kava me seda eraldi lisama ei hakka. Nii, saame selle muudatuse ära teha. Kokku read siis pärast need kokkusummad kontrollitakse ka üle. Aga ma arvan, et kui me saame selle ära. Jah, et üleüldiselt olen mõelnud seda, et kui tavainimesega hääletasime investeeringute, siis tegelikult oleks need summad, mis praegu ei ole siin sees, ja nagu nii tulevad, et tegelikult tavainimesega vaadates võiks need summad ikkagi olla selleks kas või tärniga seletusega. Et need on juba otsustatud, aga et need oleks summaliselt olemas, siis muidu jääbki tunne, et kui see nagu selle dokumendiga tehti, siis see tunne 2020. Et lihtsalt, et oleks lihtsalt aru saada, et tulemus juba sellega ei ole. Nii, aga ma arvan, et ettepanek on hea, mõtleme selle peale. Et pigem on nagu lähtutud varasemalt ka sellest, et me võtame nagu arengukava on nii pikem dokument. Investeeringute kava on selle arengukava 4 aasta plaan. Et me võtame nii-öelda plaani ja kirjeldame ära need projektid, mis meil on tulemas. Samas meil tavaliselt peab alati selgitama, et miks meil on investeeringute kavas selliseid investeeringuid, millel pole üldse summat. Ehk nii-öelda tõesti, et need ei lähe nagu järgmise 4 aasta jooksul. Meil ei ole nii-öelda võimekus neid teha, aga selles mõttes ettepanek on hea. See on summas ei ole, sellepärast, et meil ei ole lihtsalt see käesoleva aasta summas. Väga mõistlik ettepanek, ma arvan, et edaspidi võikski tõesti pigem seda rakendada, on ka lihtsam eelarvestrateegiaga seda nagu kokku viia, mis järgmisel volikogul koheselt tulemas on. Nii, oleme ära jõudnud. Ja paneme nüüd siis ette ka siis selle määruse. See muudatus on sinna sisse ära viidud ja kes on siis selle poolt, et vastu võtta vallavolikogu määrus Antsla valla arengukava 2019–2030 muutmise kohta vastavalt lisale. See lisa sai just siis muudatusettepanekute osas täiendada. Kes on selle poolt, palun hääletada, loetakse poolt hääletada.
kes on vastu, 3 vastu, kes on erapooletu, 1 erapooletu, sellega on määrus vastu võetud. Aitäh, arengukava on sellega muudetud ja muudatus vastu võetud. Läheme 4. päevakorrapunkti juurde. Arvamuse andmine Türe liivakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse ning otsuse eelnõude kohta. Ettekandja Liana Neever, palun. Tere, lugupeetud volikogu liikmed. Aktsiaselts Step2 Grupp on esitanud Keskkonnaametile Türe liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluseks. Kaevandamisluba taotlutakse Võru maakonnas, Antsla vallas, Haapsaare külas, riigile kuuluval Türe karjääri maaüksusel. Selle kinnistamise valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus. Ja taotletakse seda kaevandamisluba siis liiva kaevandamiseks, mis kasutatakse piirkonna tee-ehitustöödel põhiliselt. Ja kooskõlas siis seadustega saadab Keskkonnaamet selle loa eelnõu arvamuse saamiseks kaevandamiskoha kohaliku omavalitsuse üksusele, kes siis esitab selle loa ja siis ka selle keskkonnamõju eelhinnangu eelnõu kohta siis vastavalt 2 kuu jooksul ja eelhinnangu kohta 1 kuu jooksul. Keskkonnaamet edastas Antsla vallavalitsusele kirja 27. august ja siis Antsla vallavalitsuse poolt on koostatud vastava otsuse eelnõu, et otsustada nõustuda keskkonnamõju hindamise algatamata jätmisega Türe liivakarjääri kaevandamisloa menetluse raames ning nõustuda kaevandamisloa andmisega Step2 Grupp aktsiaseltsile Türe liivakarjääri mäeeraldisel. Kaasettekandja, palun. Kohalviibijad, arengu- ja planeerimiskomisjon arutas vastavat punkti. Need ametlikud terminid, need on vallavalitsuse poolt korralikult ette valmistatud. Kuna me eelmise karjääriga sai hästi palju tööd tehtud ja arutatud ja sai juba need head ja vead enda jaoks selgeks tehtud, siis selle koha pealt läks lihtsamalt. Kuna siin on tegu siis kruusa karjääri asemel liivaga, siis purustamist ja müra ei tohiks tekkida. Kõrvalt jookseb siis see nõndanimetatud Haapsaare tee, mis on riigitee, et järelikult kui riik ise hoidab enda teed, see väikene vahetee, mis seal on, see lõigukene on hästi lühikene ja selle saab vallavalitsus silma peal hoida, see pärast ka jääks selliseks. Kui lihtsalt üks väikene aga oli, et kui nüüd suunatakse liiklus nõndanimetatud saab tagantpoolt vallateid pidi, et siis vallavalitsusel palun siin peal hoida, et vallateid ära ei nõus. Ja ta palun kruusateid pidi vedama seal seda liive. Et jah, ja kui see probleem tekib, eks siis ma usun, et see lahendatakse ära ja tehakse tee uuesti korda. See oli ainukene negatiivne lause, mis meil seal komisjonis üleval oli. Ja ka kõige lähemal 400 meetrit vist oli üks maja, ümberringi on mets, nii et ja maa siis ei minna, vaid võetakse mägi maha, kui reljeefi vaatama, et siis ei tohiks olla ka mingit nõndanimetatud põhjaveega mingi probleemi, et see peaks olema täitsa hea otsus ja saab võib-olla mõne lõigu võib-olla odavamalt korda selle, kui äkki tehakse mõni lõik pikemalt ära. Loodame vähemalt. Nii, ja komisjon on siis nõusoleku nõustada sellega. Aitäh. Ma lugesin sellest eelnõust välja, et üks vähemalt on vähe sellist lihtsalt inimlikud seisukohast vallavalitsuses on rääkinud selle inimesega küsinud tema, mis sa teda kuidagi isegi kui seda ei pea tegema, kas seda põhimõtteliselt küsib Keskkonnaamet siis seda, kui on piirnevad need kinnistud. Aga seal tegelikult ei piirne seesama see elamus selle Türe karjääriga. Minu küsigi on, et olete teid teha natuke rohkem kui selline
inimlikus seisukohast vallavalitsust ei ole nad ise nii tundnud. Kui meie valitsusliikmed oleme siin andmetes kampaania, neil oleks, ma ei tea, mul oleks küll hea meel, kui ma neid ei tea.